Täna räägime sellisest asjast nagu trillipump, mida see endast kujutab. Vaatame, proovime järgi, neid on igal pool ehituspoodides müüa. See on Saksast tellitud 6 euriga vist äkki. Selle jaoks on meil vaja pumpa, selle jaoks on meil vaja Makita trilli. Täna kasutame TDF 482 ehk siis tavaline trill, millel puudub löökhaamri võimalus. Ehk siis pumbast rääkides nii palju, on selle tootlikkus 600 kuni 900, olenevalt kiirusest. Maksimum on 30 sekundit, tohib ta kuivalt käia, küll aga siia sisse tuleb panna natukene õli, ehk siis toiduõli. Et kui te jätate ta seisma. Kus ma seda kasutan? Kasutan seda põllu peal kastmiseks. Mingil hetkel ma näitan ATV-ga kastmissüsteemi, kus käib mul kütt taga ja kõiksugu muud asjad. Et siis siia otsa kinnitatakse trill ja vastavalt joonele siis käib niipidi ringi. Nii, aga sätime ta paika. Ja siia siis paneme akutrelli külge. Keerame selle asja nii pidi ja siis paneme akutrelli külge. Nii pidi. Nii, ongi olemas. Ja nüüd proovime teda natukene siin ringi ajada. Et ikka õiges suunas oleks. Täitsa töötab see asi. Et paneme siia külge ka vihmuti ja mõne kastmispüstoli. Et näidata, kuidas see asi nagu reaalselt töötab. Et see peaks olema 3500 pöördega, minu trill nii palju välja ei anna, 1800, et 3500 pöördega peaks olema 900 liitrit tunnis, ehk siis sama nagu Vene vibrapump. Ehk siis ma pean siin kähku tegema sellepärast, et siit tuleb kohe jälle torm. Või mitte torm, vaid rahe ja paduvihm. Selline vihmuti on mul. Et kastab korraga kuni 400 ruutmeetrit. Küll aga akutrellipumbaga ilmselgelt ta nii palju ei tee. Aga me paneme ta sinna ülesse ja filmime lähedalt, mis ta teeb.
keeran natukene seda vihmotit. Nii. Täitsa toimib see asi. Järgmisena kastmispistol. Nii. Proovime ka erinevaid režiime. Ega seal väga nüüd, shower voolik on natukene siin kurtsus, see kuradi veerandtolline voolik on igavene jama tegelikult, et kogu aeg peab vaatama, et see oleks nagu ilma voltideta. Sätin seda natukene siin üks hetk. Nii. Teeme niipidi. Nii. Sääsed on ka kallal. Täitsa toimib see asi ju. Sest kui ma siit saan selle voldikese välja, seda suuremaks teisel pool surve läheb. Nii et võt, selline asi, et siis kui ei ole kuskil võimalik voolu vedada ja on sitaks voolikut ja pumbast jääb puudu, siis tegelikult on see, et seal kaldal on mul istutuskastid, istutuspüramiid ja istikud, et mida ma olen siis siin kastnud. Põhjaklapp on mul siin, see on väga lihtne. See on siis selle jaoks, et ma saaksin ükskõik kus kohast vett võtta. Et seal on mul istutuskastid, sealt nurgast on praegu natukene segamini. Sealt on okste vedu, sellepärast et sügise tormiga kukkus siit 2 suurt haavu maha. Et haaval on meeletut oksi suurel puul. Et need tuleb ka siit kokku vedada, aga lihtsalt ongi see, et istutuskaste, istikuid ja püramiidi ja seda pähklit ma olen kastnud selle samaga. Et ma vean siit sellest vooliku üle selle muru niimoodi sinna. Või siis kasutan põllu peal. Kui te küsite nüüd, kaua see akutralli aku siis vastu peab. Akutralli aku peab vastu täpselt 6 30 meetrist vagu. Jääb 2 pulka veel järgi. Et teinekord teeme video sellest, kui ma kastan igasuguseid asju seal suure hoolega. Ja kindlasti nelene ka seal pundis siis. Et jah, selline see asi on. Tal on ette nähtud küll 600 vatti, aga tegelikult ta töötab akutralliga väga edukalt. Ei ole kordagi jätta jäänud. Et on võimalik selline asi soetada, et kui ei ole voolu võimalik vedada, minul on see põld on seal kaugel heki taga, kaugel. Et tõesti mul ei ole võimalik sinna voolu vedada ja teine asi on see, et kastekannudega tõmbab selja pooleks lõpuks. Et see on üks hea lahendus, mis me kasutame siin majas. Unustasin mainida seda, et antud pumbas sügavus imemisel on 2 meetrit ja tõstekõrgus kuni 9 meetrit. Kõik oleneb pumba tootjast, pööretest ja kõigest muust, trelli võimsusest. Et 3 nüanssi on, millega tuleks kindlasti arvestada. Aga ma sätin siin oma asjad kokku ja päris hulluks ära see asi siin.